Kõik tundub stabiilne, turg kasvab, sinu investeeringud liiguvad õiges suunas. Portfell on ilus roheline ja siis ühel päeval kõik muutub. Majanduslangus, pandeemia, geopoliitiline kriis, turg kukub ehk siis üks halb uudis teise järel. Sotsiaalmeedia on täis paanikat ja sina vaatad oma investeerimisäppi ning näed -12%, -20%, -30%. Ja see hetk ei ole mitte ainult finantsiline väljakutse, vaid see on ka psühholoogiline väljakutse. Enamik ei küsi siis enam, kuhu ma investeerin. Enamik küsib, kas ma üldse jätkan. Ja täna räägimegi sellest, kuidas siis hallata oma investeerimisportfelli ka kriisi ajal. Seda teha rahulikult, strateegiliselt ja ilma paanikata. Mina olen Vallo Arumäe ja sa vaatad Starfish Academy kanalit, kus iga nädal jagame sinuga õppetunde rahast, investeerimisest ja ettevõtlusest. Ja kui need teemad sind kõnetavad, siis vajuta subscribe ja veendu, et sa oled iga nädal uusi teadmisi ammutamas. Esimene asi, mida sa pead mõistma, et kriis ei ole erand, vaid kriis on osa pikemast tsüklist. Iga mõne aasta tagant juhtub midagi. 2000-ndatel tehnoloogiamull, 2008 finantskriis, 2020 koroonapandeemia, 2022 inflatsioonilaine ja sõda. Ja alati tundub kriisi keskel, et see on erakordne ja seekord on kõik teistmoodi. Aga aja jooksul on just need, kes suutsid rahulikuks jääda ja strateegiast kinni hoida, need, kes tulid välja võitjatena. Seega esimene ja kõige olulisem soovitus on see, et ära muuda paanikas oma strateegiat. Kui sa oled kunagi loonud läbimõeldud investeerimisplaani, sellise, mis arvestab siis sinu riskiisu, sinu elustiili, eesmärkide ja ajahorisondiga, siis tea, et see plaan ei ole mõeldud ainult headeks aegadeks. See plaan on loodud ka selleks, et pidada vastu just keerulistel hetkedel. Kriisi ajal, kui emotsioonid tahavad juhtimise üle võtta, on see strateegia sinu kompass. Kui sa loobud oma plaanist lihtsalt sellepärast, et tunne on halb, siis sa ei tee ratsionaalset otsust. Sa annad võimu hirmule. Aga see tunne ei ole strateegia. Tunne on hetkeline ja strateegia on pikaajaline. Sinu tunne võib täna öelda, et müü maha, päästa seda, mis päästa annab. Aga strateegia ütleb, sul on veel 15 aastat aega, turg kõigub, see on osa mängust. Tunne ütleb sulle, et aga ma ei talu seda punast numbrit. Strateegia ütleb, sinu portfell on hajutatud, sul on haja horisont ja igakuine lisainvesteering. Ja paanikaga tehtud otsused on nagu purjekas tormis, kus kapten hakkab iga laine järgi kurssi muutma. Ja lõpuks ei jõua ta mitte kuhugile. Aga kui kapten hoiab suunda, korrigeerib rahulikult purje ja usaldab laeva, siis ta jõuab läbi tormi. Ja nii ka sina. Sa ei pea midagi tegema, kui turul on paanika. Sa pead lihtsalt mitte hävitama seda, mis on juba hästi tehtud. Kui sul oli hea plaan, siis usaldada seda plaani rasketel hetkedel on kõige tugevam investeerimisliigutus, mida sa teha saad. Rikkust ei ehitata ainult ostmise ja müümisega, vaid seda ehitatakse püsivuse, järjekindluse ja rahu säilitamisega. Ja selleks puhuks on mul sulle üks hea soovitus, mida ma ise ka viimastel kuudel olen aktiivselt rakendanud. Ära vaata seda, kui palju sinu portfelli väärtus vähenes, vaid vaata hoopis aega. Mis hetkel varasemalt oli sinu portfelli väärtus sama, kui ta on täna? Võib-olla oli see 3 kuud tagasi, võib-olla 12 kuud. Ja punane portfell tähendab vaid seda, et sa oled selle 3 või 12 kuu aja kaotanud, aga sul on enam kui 10-aastane plaan, siis see 1 aasta kaotus pole tegelikult enam kui 9 aasta kõrval niivõrd elu mõjutav. Teiseks, vaata oma portfelli kui tervikut, mitte ainult ühte punast numbrit. Kui turgudel toimub midagi ootamatut, on täiesti inimlik vaadata esimesena seda ühte investeeringut, mis on kõige rohkem miinuses. Aga investeerimine ei toimu ühe ainsa numbri põhjal. Sinu portfell on nagu orkester ja üks instrument ei määra seda, kuidas kõlab kogu muusika. Kui aktsiad langevad, võib samal ajal kinnisvara püsida stabiilsena, sest selle väärtus ei muutu iga päev. Kui üks regioon, näiteks USA või Euroopa on löögi all, siis mõni teine regioon võib olla kasvutrendis või vähemalt rahulik. Kui tehnoloogiasektor kukub, siis võivad kaitsvamad sektorid nagu tervishoid või tarbekaubad hoida paremini positsiooni. Ja just see ongi hajutamise mõte. Sul ei pea olema ainult varade mitmekesisus, vaid ka geograafiline sektorite põhine tasakaal. Hajutatud portfell ei tähenda, et mitte ükski osa ei tohi kunagi langeda. See tähendab seda, et kogu sinu varade kogum ei kuku korraga ja samas mahus.
kui sa oled investeerinud erinevatesse varaklassidesse, näiteks aktsiad, võlakirjad, kinnisvara, võib-olla mingid rahaturu instrumendid ja veel mitmesse erinevasse regiooni, siis sa ei olegi enam ühe turu kõikumise meelevallas. Sa oled loonud tasakaalu. Mul on isiklikult siinkohal jälle hea näide tuua. Ma olen investeerinud nii USA kui ka Hiina majandustesse. Kui nüüd aprillis USA majandus kukkus, siis Hiina mitte nii väga. Ja kui teised kaotasid 12 kuud aega, siis minu portfell kaotas kõigest 3 kuud. Kogu mõte ei ole selles, et sa väldiksid riski täielikult, sest see ei ole võimalik. Kogu mõte on selles, et üks langus ei tähendaks täielikku kaost. See, mis ühe varaklassi puhul tundub tagasilöögina, võib teise puhul olla rahulik aeg või isegi kasv. Ja kui sa vaatad oma portfelli tervikuna, mitte ainult seda ühte punast kohta, siis sa näed, et su plaan tegelikult teeb tööd. Isegi siis, kui mingi osa on sellest miinuses. See vaatenurk ei ole ainult finantsiliselt kasulik, vaid see on ka psühholoogiliselt kergendav. Sa ei tunne end läbikukkununa, kui üks investeering ei toimi ideaalselt. Ja sa ei arva, et kõik on kadunud. Sa näed oma portfelli kui elussüsteemi, mille sees alati midagi liigub, mõni osa tõuseb, mõni langeb, aga kogu pilt jääb tegelikult tasakaalu. Ja just sellepärast ära lase ühel punasel numbril määrata kogu oma enesetunnet ega otsust. Kolmandaks, ära tee lühiajalisi otsuseid pikaajalise eesmärgi pealt. Kui sinu eesmärk on pension 20 aasta pärast, siis tänane turg ei muuda seda sihti. Langus ei ole kõige lõpp, see on lihtsalt üks vahepeatus. Ja kui sa languse ajal müüd, siis sa lukustad selle kaotuse. Aga kui sa jääd püsima või parem veel jätkad investeerimist, siis sa tegelikult ostad turgudel allahindlusega. Nagu ostaksid häid ettevõtteid soodusmüügilt või lähed Stockmannisse, kus on hullud päevad. Ja kes ei tahaks häid asju soodukaga osta? Neljandaks, ehita endale kriisieelne plaan. Jah, kriisidel ei saa ajaliselt täpselt valmistuda, aga sa saad juba praegu otsustada, kui palju ma jätan sularaha puhvriks, kui mu portfell langeb 10, 20, 30%, mida ma teen sellel hetkel. Ja näiteks, kas ma jätkan automaatset investeerimist või millest ma loobun, kuludest või investeeringutest. Kui sul on olemas plaan, siis sa ei reageeri, sa juhid seda mängu. Ja viiendaks, väldi müra. Kriisi ajal kasvab informatsioon nagu umbrohi. Iga päev tuleb uusi eksperte, kes pakuvad ainuõigeid lahendusi, mis tulevikus juhtub. Aga tegelikult sageli, mida vähem sa oma investeeringut puutud, seda parem tulemus pikaajaliselt. Kui sa kogu aeg vaatad, mis toimub, hakkab paanika sööma su otsustusvõimet. Kuuendaks, vaata kriisi kui võimalust. See ei tähenda, et sa pead kangelaslikult nüüd kõike ostma, aga kui sul on võimalus, siis kriis on koht, kus tegelikult turg pakub kvaliteeti allahinnatult. Kui sa tead, mida sa ostad ja miks sa seda teed, siis langus võib olla sinu kiirendus, mitte pidur. Ja lõpuks kõige tähtsam on hoida oma meelt rahulikuna. Portfelli haldamine kriisi ajal ei tähenda ainult numbrite jälgimist, see tähendab ka iseenda emotsioonide jälgimist. Kas ma olen väsinud, kurnatud, mõjutatud meediast? Kas ma teen otsuseid strateegiast või hirmust? Kas ma tegutsen või lihtsalt reageerin? Ja kriisi ajal on rahulik inimene sageli kõige edukam investor. Mitte sellepärast, et ta oleks kõige targem, vaid ta on kõige distsiplineeritum. Kui sa hoiad plaani, jätkad järjepidevust ja suudad mitte anda alla emotsioonidele, siis just kriis võib olla see aeg, kus su tulevikuportfell kasvab rohkem, kui sa oskad arvata. Ja kui see video andis sulle selgust ja kindlust, siis jaga seda kellegagi, kes täna võib-olla tunneb hirmu ja kahtlust. Ja kui sa tahad veel taolisi raha ja investeerimisteadmisi saada, siis vajuta siin video all subscribe ja kohtume juba järgmisel korral.